Janno Lepik on kaitseväelane, Kotkaristi teenetemärgiga autasustatud kangelane, kelle missiooniks siin ilma peal on riigikaitse. Ma tundsin, et riigikaitse on minu jaoks, ma arvan, et see oli ka ajateenistuses, kui ma läksin 2007 äkki. Ja siis peale ajateenistuse lõppu pakuti meile minna Iraaki oma rühmaga otse ajateenistusest. Ja peale seda hakkaski meeldima kõik asjad. Ja siis sidusin kindlasti kaitseväega. Pühendan ennast selle alale, ma arvan sellepärast, et esiteks missioonitunne, et midagi teha Eesti riigi jaoks. Siis loomulikult see on huvitav, kogu aeg on uued väljakutsed, et ei ole nii rutiinne. Mina üks lauatan. Minuga juhtus 2012 aasta 24 jaanuar, kui ma astusin isevalmistust lõhkega peale. Ja siis ma kaotasin mõlemad jalad altpoolt põlve. Meil oli lihtsalt tavaline jalgsipatrull ja siis kõndisime ja siis ma olin teine mees, esimene astus üle ja minul õnnestus sinna peale astuda. Ja siis juhtuski sinna väike äpartus. Selles mõttes, kui pauk käis, siis ma seal mäletan, ma lendasin seal natukene, kukkusin pikali ja siis sellili ja siis tõusin istukile ja siis ma nägin, et mul mõlemad jalad olid läinud. Või üks vist oli natukene võib-olla otsas veel, ma ei tea ka täpselt. Aga ma nägin, mis oli juhtunud ja siis ma juba nägin, kuidas need eomeedikud ja kõik jooksid ligi ja hakkasid juba seal tohterdama. Aga kõik, mis seal hakkas toimuma, siis toimus väga professionaalselt ja nad teadsid, mida tegid ja tänu sellele ma siin olengi, et nad nagu päästsid mu elu selles mõttes, et nad teadsid, mida teha kohane. Muidu oleks võinud seal verekaotusesse suhkähku minna. Janno kaotas mõlemad jalad, kuid ei kaotanud võitlusvaimu, missioonitunnet, kangust ja armastust elu vastu. Kui seal lahingväljal mind kopteris magama pandi, siis ma ärkasin 6 aega hiljem Inglismaal. Et ma olin peaaegu 6 aega olin koomas Inglismaal. Ja Inglismaal ärkasin üles ja siis oligi meil esmased ravid, et kõik olid Inglismaal. Algas taastumistöö. Kõigepealt pannakse sulle lihtsalt need ülsid. Kõnnid nende peal lihtsalt. Need tehakse natuke alt laiemaks, kõnnid nende peal. Ja siis hakatakse järjest tõstma üles poole, pannakse mingi dokid vahele ja siis hakatakse järjest tõstma. Et põhimõtteliselt algum oligi nii pikk umbes maast. Kõndisin nendega. Natuke saad tasakaalu asjad selgeks ja siis hakatakse elektroonikat alla panema. Mina õppisin suhkähkunud selgeks. Tasakaal oli olemas ja siis ei ole midagi. Pane alla ja hakka kõndima. Põllule ehk tagasi endisele tööle Janno naasta ei saa. See aga meest ei heiduta. Ta on endiselt pühendunud riigikaitsele ning teenib küberväes. Kübervägi, see on siis see, mida haldab Eesti Kaitseväes küberväejuhatus. Küberväejuhatusel on mitmed allüksused, kes tegelevad küberväe erinevate valdkondadega, et meil oleks nii-öelda sujuvalt öeldes kaetud kõik 1 ja 0 virtuaalmaailmas ja samaks oleks meil ka kõik reaalne informatsioon meedias ja avalikus kõik 1 joone peal ja samamoodi, et meil oleks kõigil süüa, juua, magada ja siis kõik tunneksid ennast hästi. Janno on küberväe spordirühmas instruktori ametis. Eesti eest seisab mees ka võistlusspordi rindel. Ma tegelen käsiratta sõiduga, et see on siis ratas, mis liigub edasi kätte jõul. Kui ise sõitis rattaga, tita sai medali. Need on Invictus medalid. Invictus medalid, ja üldjuhul ma olen toonud Invictuselt 2 kaupa kuldmedalid, sellepärast et kaksikud mõlemad saavad oma medalid. Sel aastal tõi Janno Invictus mängudelt 2 kulda. Kullad on Janno võitnud ka sisesõudmises. Seegi pole veel kõik. Janno uueks sihiks on paraolümpia. Spordipisikust on nakatunud ka Janno tütrekesed. Lastega on rääkinud, et kelleks nad saada tahavad, siis nad väga muutuvad. Anette tahab saada baleriiniks. Talle meeldib juurde tantsida, peab siin selga teeb balleti liigutusi ja asju. Ja Anette õde siis Eliise, kes on natuke energilisem, tema on öelnud, et tema tahab sportlaseks saada. Et ta tahab rattaga sõitma hakata. Aga see muutub neil suht tihtina. Ja siis nad tahavad saada emme lillepoe, ma ei tea, omanikuks või põhimõtteliselt lillepoes tahavad tööle hakata. Et see on oleneb, kuidas neil tuju on, et väga kindlalt pole midagi välja veel tulnud.
Võitmatu kuldmedalist teenib Eesti riiki küberväes ning kaitseb riigi au spordiareenidel. Selliste kangelaste selja taga on kindel olla. Aitäh raudmeestele ja kaitseväele turvatunde eest. Küberväelased igapäevaselt tegutsevad, et meie reservarmee oleks alaliselt valmis reageerima ja inimesed saaksid kodus rahulikult magada ja tsiviilelanikkond ja tsiviilsektor tegeleda tsiviiltegevustega rahu ajal.